Kaunist kevadpäeva sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna me räägime tervendamisest. Mis asjad on siis need, mis meid tervendavad? Me oleme viimasel ajal väga palju rääkinud nendest asjadest ka. Ja ma usun, et te teate ise ka kõik need välised tegurid, meie sisemaailm, mis läbi hirmude, läbi alla surutud emotsioonide meid tegelikult haigeks teeb. Ja loomulikult ka kõik see, mis me sisse sööme, sisse hingame, oma keha peale määrime või ei määri. Et kõik need asjad on need, mis inimest haigeks teevad. Aga räägime nendest asjadest, mis tervendab. Jalutamine on see asi, mis tervendab. Kui sa jalutad rahulikus tempos, oled selles hetkes, siis selle jalutamise ajal, siis see tervendab. Headus, lahkus on see, mis tervendab. Sest sinu sees siis on süda avanenud seisundis ja südame, teatavasti südame energia, südame elektromagnetväli on kõige võimsam nii-öelda magnetväli sinu kehas. Seega praktiseeri headust ja lahkust, sest igale asjale võib väga erinevalt võib suhtuda igasse asja. Võid suhtuda negatiivse poole pealt, aga võid suhtuda ka positiivse poole pealt. Ja kindlasti inimestesse suhtumine, loodusesse suhtumine, loomadesse suhtumine ja olukordadesse suhtumine heatahtlikkuse ja sellise lahkusega on üks neid asju, mis tervendab. Kindlasti tervendab ka sügav ja hea uni. Ja selleks, et oleks sügav ja hea uni, on hea, kui sa võtad nii-öelda natukene aega ja hakkad uurima seda, mis ei lase sul magada. Kas see on keemilised reaktsioonid sinu kehas, kas need on hormoonid, kas need on mingite ainete puudus, kas see on stress, krooniline stress sinu elus ja nii edasi, et see une kvaliteet ja une probleemidega tegelemine on üks neid olulisi asju, mida iga inimene peaks enda elus ise lahendama ja hakkama otsima abi nii-öelda selle unetusega selles mõttes, et infot hankima selle kohta. Internet on seda täis. Nii et kõigil on vabad käed. Loomulikult on vabad käed teha, mida iganes, võtta mingit nõu vastu või mitte võtta, aga ehk siis magamine on üks nendest asjadest. Siis ilma internetita olemine, ehk siis offline'is olemine, ilma telefoni ja internetita on tegelikult tervendus. Sellepärast, et elektromagnetväljad meie ümber takistavad meie loomulikku seisund, energeetilist seisundit. Ja see on põhjus, miks mina lülitan tavaliselt mingi võib-olla 6 paiku täielikult oma telefoni välja, ma ei pane hääletuks, lülitan ta täielikult välja ja me kõik pereliikmed lülitavad välja täielikult sellel ajal telefoni ja ma lülitan välja ka nii-öelda wifi kodus ehk siis koduse interneti täielikult, et mul oleks enda ümber võimalikult puhas elektromagnetiline keskkond. Aga jälle, see on igaühe oma asi, kes mida tahab teha. Mina lihtsalt räägin seda oma arvamust. Siis tänulikkuse praktiseerimine on kindlasti tervendus. Sest tänulikkuse energia koos tingimusteta armastuse energiaga on kõige võimsama, kõige kõrgema sagedusega energia, mida me saame tunda ja selles energias, kui me ise seda energiat endast välja kiirgame, see koheselt tervendab. Siis mängimine nagu laps, kus mängimine või mingi asja tegemine, täiskasvanud suudavad ka nii-öelda mingisuguseid tegevusi teha niimoodi nagu lapsed, ehk siis unustada täielikult ära
ümbruskaudne maailm, kus sa lähed selle tegevuse sisse või selle mängu sisse ja selles olekus sa ei tunne mitte ühtegi probleemi, sa ei mõtle ühtegi mõtet, vaid sa oled selles tegevuses selles hetkes. Et see on üks neid selliseid tõsiseid tervendajaid. Siis järgmine on kindlasti vaikuses istumine, vaikuses olemine. Et sa paned kõik asjad kinni, lülitad ka telefoni välja täielikult, nii et mitte miski sind ei sega ja istud vaikuses. Te ei kujuta ette, kui paljud inimesed ei suuda seda teha. Te ei kujuta ette, kui paljud inimesed kardavad seda teha, sellepärast et siis tulevad emotsioonid pinnale. See on üks neid asju, mida ma enda tervenduses, enda teraapiates teen. Ma aitan inimestel sellesse seisundisse jõuda. Sest kui on hästi palju valusaid emotsioone minevikust pärit, siis ei olegi sisuliselt võimalik sellises vaikuses istuda, sest need tunded on liiga valusad, et kogeda ja inimene ei taha ebamugavust, sest negatiivsed emotsioonid tekitavad ebamugavust. See on valus ja enamik inimesi parema meelega põgeneb. Aga hea või halb uudis on see, et kui sa põgened, siis ühel hetkel saavad need valusad tunded sind varem või hiljem kätte. Nendega tuleb tegeleda, endast läbi lasta, lahti neist lasta ja siis saab ka olla vaikuses. Järgmine on hommikupäike. Kui vähegi päike paistab, siis hommikupäikese käes olles. Ei pea olema tingimata päiksetõus, kuigi see oleks ideaalne. Päiksetõus, esimesed päiksekiired. Suvel me saame tõenäoliselt endale seda rolli rohkem lubada. Kes viitsib varem ärgata muidugi? Mina viitsin. Ma ärkan tavaliselt 5 paiku. Aga jah, siin 5 paiku võib juba päike olla jaanipäeva paiku päris kõrgel. Aga ühesõnaga hommikupoolne päike on ja päikseenergia ju üldse on tervendav. Siis sügav hingamine. See on üks neid asju, mida ma õpetan ka oma teraapiates. Sügav hingamine on tervendav, sest me inimestena kahjuks igapäevaselt hingame väga pinnapealselt. Meid ei ole õpetatud, me pole harjunud ja see tundub nagu sellise eraldi tegevusena. Ja alguses tulebki seda võtta eraldi tegevusena, võtta selleks aega, et kas või 15 minutit päevas hingata teadlikult ja sügavalt. Siis kindlasti see, mis tervendab, on aeg koos sinu kõige kallimatega. Need, kes sinu elus on kõige armsamad ja kallimad, nendega koos aja veetmine on tervendav. Ja kas üksinda või koos kõige armsamate või lihtsalt sõpradega lõputu naer, südamest naer on see, mis tervendab. See tervendab väga raskeid haigusseisundeid ka, südamest naermine ja sellepärast üks selliseid soovitusi on, et minu pärast vaata kas või YouTube'i videosid, naljakate kasside videosid või naljakate loomade videosid, ükskõik mis sind naerma ajab. See on ülimalt hea või vaata mingeid nalju või naljakat filmi kas või. Aga kõige parem on, kui sa saad oma sõprade või armsatega koos olles seda naeru kogeda. Nii et ma ei tea, pist on püksis kas või sinnamaani välja või et kõhulihased lähevad valusaks. Et see on üks selliseid tegevusi, mis küsi endalt, millal sa viimati naersid niimoodi. Ja ma tean, enamik inimesi ütleb, et ma ei mäleta enam. Aga see on üks neid asju, mida tasub ka regulaarselt praktiseerida ja on ju olemas naerujooga. See võib tunduda alguses täiesti nõme ja tobe, aga sinu aju ei tee vahet, kas sa sunnid ennast naerma või sa naerad tõesti südamest, sest kui sa hakkad lõpuks naerma, sa hakkad naerma selle naeru pärast, mida sa naerad selles naerujoogas. Et see on üks võimalus muide suurepäraselt ennast tunda ja ennast tervendada.
internetist kindlasti leiad selle kohta palju informatsiooni. Siis järgmine on endale andestamine. Päriselt endale andestamine on tervendus. See on üks neid asju, mida enamik inimesi ei tule selle peale, et seda teha. Me räägime teistele andestamisest, aga alustama peab tegelikult iseendale andestamisest. Kõik, mis sa oled teinud endale sõna, teo või mõttega, tahtlikult või tahtmata. Et see tõeliselt andestamine endale kõikide nende tegude, mis sa oled teinud iseendale või kellelegi teisele, et sa andestad endale. Ja viimaseks võib-olla ei sõltu see tegelikult ju aasta ajast. Muidugi see sõltub asukohast, kus sa elad. Et aja veetmine metsas, looduses, aja veetmine teadlikult koos emakese maaga, koos metsa ja puude ja taimedega või loomadega koos. See on tõsiselt tervendav. Nii et kindlasti on veel neid asju, aga ma tänaseks lõpetan selle nimekirja, aga sa võid siia video alla kirjutada kõik, mis asjad sinu meelest ka tervendavad. Ja mis sa oled kogenud võib-olla, et tervendavad sinu meelt ja sinu füüsilist keha. Nii et kirjuta ja me näeme taas Valguse kanalil. Kohtumiseni!